I'm not afraid of... Tere! Mina olen Arlin ja mul on väga hea meel tutvustada teile meie uut silmarõõmu ehk siis Renault Talismani. Nagu juba eemalt näha on, siis auto näeb ülimalt hea välja. Lisaks sellele, et tal on väga kõva varustustase, kõik erineva disainiga valuväljad. Väljast on ta hoopis teise väljanägemisega, kui me oleme harjunud siiamaani Renault nägema. Voolujooneline, väga selline uuenduslik tulede lahendus, ees on LED-id, taga on kõik LED-lahendustega tuled. Et igati selline uus ja kaasaegne auto. Et nagu siis varustuse poolest öelda on, et loomulikult on tal see käedvaba uste avamine ja käivitus, nii kui ma auto juurde tulin. Auto tegi esimese märgu, et ta tundis mind ära, et mul on võti kaasas. Ja kui ma nüüd lähemale lähen, siis ta avab mulle ilusasti uksed. Ja seest avaneb meile loomulikult täiesti selline uus ja luksuslik vaatepilt. Nagu näha on, iste on praegu täiesti tagumises asendis. Aga kui ma siia sisse istun, nagu näete, siis mina oma 185 cm kasvu juures mahun siia täiesti edukalt ära. Ruumi on piisavalt, pea ei ole laes, õlgadele ja jalgadele piisavalt ruumi. Nagu ikka on autotõlga taga väga mugav käetugi erinevate panipaikadega, topsihoidjatega, mis annab ka väga mugava sõiduasendi pikkadeks sõitudeks. Nii, antud auto on meil siis initsiaal Pariis varustustasemega ehk siis suhteliselt kõrge ja ega siin väga juurde midagi enam tahta ei ole, sest kõik võimalik, mis välja mõelda on siin olemas. Alates siis adaptiivsest püsikiirushoidjast, rooli peal kõik võimalikud püsikiirushoidmised, juhtimised, muud abimehed, roolilt raadio ja multimeedia juhtimine, telefoni hands-free juhtimine, lisaks siis puututundliku paneeliga naviseade, raadio loomulikult ja ka panite tähele, siis siin tuleb välja ekraanile spidomeetri kuvamise abimees. Et nagu siis näha, siis interjööri osas on tal siis ka uuenduslikult nüüd LED-valgustused nii üleval kui ka siis armatuuri osas, kus juures see värv muutub vastavalt sellele, kuidas muutu sõidurežiimi. Tema puhul on võimalik valida siis erinevaid sõidurežiime, kas siis komfort, sportlikum režiim, ühtlasi see muudab ka autoseadistusi mõnevõrra. Ja nagu nägite, siis LED-ide valgused kõik muutuvad nii laes kui ka siis salongi valgustuses. Antud mudelil on siis uuenduslikult peal ka istme ventileerimine, mida nüüd varasematel Renault mudelitel ei ole olnud. Ehk siis tal on kõrvuti 2 nuppu, üks on siis istme soojendus ja teine on siis istme ventileerimine, mis aitab siis palavate ilmadega ennast paremini ja mõnusamalt tunda. Panipaigad loomulikult, kuhu on siis võimalik panna oma väiksemaid esemeid, võtmeid, telefonid, mida iganes veel. Ja neid on siin üsna ohtrasti. Topsihoidjad, loomulikult ka siis käetoe all on erinevad panipaigad, kuhu saab siis veel mahutada ära üht-teist vajalikku. Lisaks siis muidugi on ka tal automaatne käsipidur. See tähendab seda, et kui auto seisma jätate, pidur läheb ise peale ja kui sõitma hakata, pidur tuleb ise maha, mis on ka jälle äärmiselt mugav. Kui selle auto puhul veel nüüd mugavusvarustusest rääkida, siis nagu siit näha, et siin on kõik võimalik erinevaid rakendusi. Küll multimeediasüsteem, ehk siis saad kasutada telefonist Spotify'd, navigeerimine loomulikult, telefoni hands-free süsteem. Ja kui me siit sõiduki valime, et siit vaatab meile vastu siis näiteks sõidureast lahkumise funktsioon, istmed. Sellel autol loomulikult on ka elektriliselt reguleeritavad nahkistmed, aga siit vaatab meile vastu veel siis ka massaaži funktsioon. Ehk siis esimestel istmetel on võimalikult nii juhile kui reisijale on võimalik seadistada siis erinevad massaažirežiimi, mis on ka pikal sõidul väga mugav ja lõgastav. Lisaks on siis võimalik ka selle autoga piltlikult öeldes sõitma õppida. Ehk siis kui me võtame selle Driving Eco režiimi, siis ta näitab ära, et kui targasti selle autoga siis viimasel perioodil, ehk siis enne seda, kui ta viimaselt nullitud on, kui targasti temaga sõidetud on. Näitab ära, kas on kiirendustega hästi olnud, kas on pidurduste ennetamisega hästi olnud. Mida rohkem rohelisi tärne, seda targemini on autot kasutatud. Et nagu esiotsast siis näha, et siis on väga jõuline selline massiivne iluvere, loomulikult LED-tuled, nii täis kui pooltuled.
Loomulikult on tal ka kurvituled ja päevasõidutuled, mis on kõik väga ilusasti lahendatud ja jätavad väga sellise soliidse ja jõulise mulje. Nagu siis öeldud, on siis ka tagaautol parkimisandurid, lisaks siis kaamera on siin selle koha peale paigutatud. Tagatuled on kõik väga voolujooneliselt ja stiilselt kokku viidud keskosasse välja LED-elementidega. Ja nagu näha, siis pagaasiruum on üllatavalt suur. Et kui me sees istusime, siis nägime, et autos endas on palju ruumi, aga ka pagaasiruum on väga suur ja mahukas. Nagu siis veenduda võite, on tegemist väga uuendusliku mudeliga ja kutsun teid kõiki meie salongi teda proovima. Meil on ka kohal juba esimesed sõidukid, mida me müüa saame. Auto hinnad hakkavad 22 000 ja 690 eurost. Et seega peaks olema igale maitsele ja rahakotile võimalik leida sobiv variant. Tere tulemast meie esindusse, Laagrisse või siis Tartusse. Olete oodatud.